Tere hommikust! Ma alustan seda vlogi seekord neljapäeval, kell on 9 hommikul ja mina kõnnin trenni poole. Viimane trenn see nädal, sest ma olen nii tublisti käinud iga päev. Ja täna tuleb siuke kogu keha jõutrenn ja siis ootab ees päris fun, tore päev. Kõik selle nädala trennid tehtud ja ma saan pikka nädalavahetust nautida täiega. I'm so excited. Nii, ma olen kodus, ma olen pesus käinud ja nagu ma aru saame, siis ma teen praegu oma meiki, aga ma filmin samal ajal. On siin, väga ei näe. Telefoni setup igatahes. Ma filmin TikToki jaoks veits seda valmis panemist ja ma tahan täna teha sükest fun eye looki, sest ma ei ole nii kaua meigiga lihtsalt nagu mänginud ja midagi lõbusalt teinud. See valgus on kogu aeg tühjaks. Ma pean uue ostma selle. See on nii hea valgus. Igatahes. Nii et jah, seda valmis panemise protsessi ma panen TikToki, võib-olla midagi Instasse. Ma üritan ennast ikkagi siin jagada erinevate platvormide vahel. Aga jah, plaan on siis see, et veits sisu teha siin selle meigi protsessiga. Ja siis ma lähen Kemossisse. Ma ostan vaarikapüreed, sellepärast et paar päeva tagasi mul tuli siuke spontaanne idee kutsuda sõbrannad külla, et ma tahaks teha neid vaarikakokteile. See retsept on mul Instas ja TikTokis üleval, aga ilmselt ma näitan teile täna ka seda. Igatahes, et ma tahan neid kokteil teha ja lihtsalt nagu kutsudagi sõbrannad külla ja ma panin nagu täitsa oma sinna sünna chati, kus mul on kõik erinevad sõbrannad on koos, panin sinna, et kes saab, tulge, enamus ei saa, nii et mul on siis täna tulemas Pia ja Aleksandria ja siis ma teen neile süüa. Ja saab olema nagu selline mõnus õhtu. Ja huvitav on see, et tulevad just need kaks sõbrannad, kellel on erinevad talumatused. Kellel gluteenitalumatus, kellel muna- ja piimatoodete talumatus. Ja ma ikka natukene pidin nagu ragistama oma aju, et mida ma süüa teha saan, mida ma pakkuda saan, aga midagi ma mõtlesin välja. Või mitte midagi, vaid tuleb ikkagi väga-väga hea toit, üks minu lemmikuid. Ehk siis ma lähen Kemossisse, ostan seda püreed kokteili jaoks, siis käin Ülemistes, mul on paar toiduasja vaja osta ja midagi ma tahtsin sealt veel, aga ma praegu ei mäleta mida. No mõtlesin Zara Home'i ja H&M Home'i vaadata. Tahaks kuidagi koju mingisugust värskust. On siuke tunne praegu, et nagu mingit värvi ja elu kuidagi rohkem nagu siia. Ja ma veel mõtlen seda, kas ma viitsin, aga ma leidsin Converterist nii ägeda lambi, mida ma tahaks panna endale öökapi peale. Ülifun lamp lihtsalt. Et kas ma viitsin nagu sealt ka läbi käia ja seal osta või äkki ma tellin selle. Samas mulle nii meeldiks, kui see oleks nagu kohe mul käes. Ehk siis see oli mõte. Ja siis ma tulen koju, siis ma oleks vaja natukene veel paar tööasja teha. Ja siis juba ongi vaja natukene veel koristada ja siis juba hakata süüa tegema. Nii et selline päev täna. No nii, selline tuli minu meigikene. Päris äge, päris tore vahelduseks midagi sellist värvilist, nunnut, kevadist. Love it. Igatahes nüüd ma sain aru, et enne kui ma kodust välja lähen, ma peaksin veel sööma. Ma olen eile tehtud veisehakliha kotletid. Ma teen need soojaks. Mul on väike tirts friikartuleid alles, aga kas ma viitsin neid soojaks teha? Vist mitte. Minu on nagu sügavkülmutatud friikad, aga ma ei viitsi vist neid airfryerisse panna. Need võtavad ikkagi nagu mingi vähemalt 12 minutit, aga kotletid ma saan mingi 5 minutiga soojaks. Nii et ma vist teen lihtsalt kotletid soojaks. Teen väikse kreeka jogurti kastme sinna juurde ja see ongi mu lõunasöök. Nii, siin on minu kotletikesed. Ega nad väga isuäratavad välja ei näe. Ja ma millalgi jagan teiega seda retsepti. Ma tegelikult enne proovisin kanahaklihaga seda ja ausalt öeldes nii oli parem. Et see veisehaklihaga siin peaks midagi muutma selles retseptis, aga igatahes kana omad, need tulid lihtsalt nagu nii head.
et millalgi ma kindlasti jagan teiega seda retsepti, igatahes juurde tegin lihtsalt Kreeka jogurti tipikastme, ehk siis ma kasutasin mingit tahveli seda tipikastme segu, segasin Kreeka jogurtiga ja selline ongi mu lõunasöök. Ja mul tekkis praegu mõte, et ma tahaks Red Bulli vaata, nüüd kui mul on seda 2 kasti, siis ma ikkagi tarbin seda. Okei, kindlasti mitte iga päev, aga see on sellel nädalal minu teine purk. Nii et põhimõtteliselt täna on ju nagu reede. Kes mäletab, kui ma reedeti jõin Red Bulla? Red Bull Friday. Igatahes, kui sa oled siin sellest ajast, siis väga äge. Aga põhimõtteliselt jah, kuigi täna on neljapäev, siis homme on vaba päev, nii et täna on nagu reede. So it's time for a Red Bull. So good! Ai, mul on täna nii hea tuju, sellepärast et nagu mul on nädalatrenni tehtud, mul on suured tööasjad tehtud, ma isegi tegelesin ühe projektiga, mida ma olen edasi lükanud. Okei, täna on natukene, oleks vaja veel tööd teha, aga üldjoontes ma olen endaga väga rahul ja see, et ma tegin selle lookikese, see on ka nii tore. Ja täna lihtsalt on nii toredad plaanid ja I'm so ready, homme on ka nii toredad plaanid, nii et see Ülemistes käik oli täiesti mõttetu. Nagu mitte midagi ei olnud seal. Sarah Home. No, kas saab enam igavam olla nagu? Kui sa midagi võib-olla kindlat otsid sealt, seal on nagu ilusad asjad, aga lihtsalt nagu nii igav, nii beige, nagu ma ei taha beige'i praegu, ma tahan mingit bold statement, padjapüüre, nagu ma mõtlen dekoratiivpadja neid püüre. Mingi nagu ägedaid vaase, mingit värvi, mingit elu. H&M Home, okei, natuke parem. Seal oli nagu mõned sellised toredad suvised asjad, aga nagu, mitte minu kodu jaoks. Ja mingit padjapüüre, lihtsalt, ei. Hemtex. Väga ilus, aga jällegi nii pasteelne, siuke lilleke siin. Ma ei taha lille, ma tahan bold statement piece. Jyskis oli tegelikult üks tore dekoratiivpadi, aga nagu ma tahan lihtsalt padjapüürist, mul on padi juba, sisu mul on olemas. Ja nii palju see mulle ka ei meeldinud, et ma ei hakanud seda võtma. Jyskis nagu jäigi võib-olla kõige rohkem asju silma ja kui ma käisin alguses seal Gemossis, siis seal olid need hõbedased, need kandikud, mis on praegu juba popid. Ja minu arust need näevad nii ägedad välja, kui serveerid nagu mingid snäkke seal kandiku peal. Nii et nagu see oli kõige rohkem see koht, kus ma mõtlesin ja kaalusin, kas ma ostan, ma ei osta. Aga siis mõtlesin, ma nagu nii palju ka ei hosti, et kas on nagu mõtet ja mul on nagu mingid asjad juba olemas. Siis ma ikkagi ei võtnud, mõtlesin, et kui väga jääb kripeldama, siis ma saan tellida sealt. Lihtsalt see Gamossi on mul kodust nii kaugel, et nagu oh my god, ma pean nagu trippima kuskile teise linna otsa. Igatahes jah, ja siis kell oligi juba 3:30 järsku. Ja ma olin mingi okei, ma ei hakka sinna konverterisse siis minema ikkagi. Kuigi see lamp mul tõesti nii kripeldab, aga ma arvan, ma siis tellin, sest jällegi need konverterid ka. Ma ei saa nagu, miks nad nii lähestikku tegid need oma poed või need on kuskil Lasnamäel mõlemad. Nagu tehke üks teise linna otsa, minu linna otsa. Igatahes ma olen mingi, ma ei viitsi. Ma ei viitsi. Oleks võib-olla, kui ma oleks leidnud sealt Ülemistest nagu mingisugused asju juba ja mul oleks see meeleolu olnud nagu see, et mingi oh my god, kodusisustus. Aga ma olin lihtsalt nagu nii pettunud ja midagi ei olnud. Lõpuks ma käisin lihtsalt Rimis, ma ostsin muna juurde, sest et sinna vaarika kokteili läheb muna. Siis ma teen täna oma lemmikut seda sparglipüree suppi. Ise ma siin alles rääkisin, ei tea, eelmises vlogis või üle-eelmises, et sparglihooaeg, et nüüd saab soodsamalt. Ma ei tea, Lidlist küll soodushinnaga ei saanud. See oli ikka see mingi tavakas hind, mis on mingisugune hingehind, mingi 4,50 üks pakki. Ma panen seda 2 pakki ostma, et 9 euri juba lihtsalt läinud. Igatahes sinna sisse ma panen ka riivitud kõva juustu, aga kuna Aleksandria piimatooteid süüa ei saa, siis ma ostsin tema lemmik seda riivjuustu
see oli tal kaasas seal Sri Lankal ka. Ja siis ma mõtlesin, et ma nagu tõstan mingi portsu eraldi enne, kui ma sinna olen sisse pannud juustu ja siis panen tema oma sisse seda. Lihtsalt ma ei tea, vaata, kuidas see täpselt maitseb ja siis ma mõtlesin, et ma ei julge nagu tervet suppi vist sellega teha. Ja mul on lihtsalt olemas juba see kõvariivi just. Siis ma võtsin kaerakoore. Oota, kaer. Kas see on gluteen või? Kas kaer on gluteen? Gluteeni vaba ütleb siin. Okei, Ma olin mingi, oh my god, siis ju piia ei saa süüa. Ja siis jah, ma võtsin, see on nii haige, et see vaarikapüree, no mul nüüd tuleb seda tarbida ka siis. Midagi mul tuleb sellega teha, sest et see on jube kallis. See on isegi kallim kui granadilli või passionipüree. And that's crazy minu arust. Ja siis, ma ei tea, nagu ma olin nagu nii hoos, et ma võtsin need, kuigi siis ma pärast ma ostsin eile ju vaarikaid ka. Nagu vaarika kokteilide kaunistamiseks, mõtlesin, et tahaks midagi sinna peale panna. Aga siis jah, ma ostsin neid kuivatatud vaarikaid ka. No ei tea, panen siis kõike. Whatever. Ja jah, rohkem olegi, ainult toiduasjad. Ma nii tahaks veel ühte Red Bulli juua. Nagu lihtsalt selle maitse pärast, aga no ma ei saa. Asi läheb hulluks. Ma tahaks midagi head ju. Mul on hea nüüd ju. Mure lahendatud. Ma mõtlesin, et tahaks midagi head. Mul on siuke tunne praegu, ma ei tea miks. Ma pean koristama nüüd. Nii nõme. Ma ei viitsi. Ja mul on probleem. See on nii lollakas probleem, et ma ei julge seda isegi öelda. Aga no see on probleem. Aga nagu, tore, mul on see probleem. Ühesõnaga, mul on nii palju neid kinniseid avamata tooteid, mis ootavad oma aega. Sest ma tahan ikkagi enne mingid asjad ära kasutada ja alles siis uued avada. Ja need ei mahu lihtsalt enam mu voodi alustesse kastidesse ära. Ja siis ma tahakski tegelikult, kurat, ma oleks võinud ju osta siis. Igatahes ma tahan osta veel Jyskist seda ratastega läbipaistvat kasti sinna ühte nagu juurde, kuhu neid asju panna. Ja siis ma oma peas olin mingi, et aga kui ma lähen konverterisse ka, siis ma ei saa võtta, sest mul ei ole ju autot, siis ma mingi taksodega liigun ja siis ma peaks selle lihtsalt seda asja tassima. Aga ma ju ei läinud konverterisse, nii et ma oleks võinud Jyskist haarata kaasa selle läbipaistva kasti. Aga ma ei teinud. No igatahes ei ole, siis ei ole, aga mul oleks vaja need kuskile panna. Nüüd tulevad külalised ka ja ma ei taha, et mul on mingisugune asjade meri igal pool. Aga no ma saan aru, et see on nagu täiesti lollakas probleem. Jah. Deal with it on ju. Minule, see on nagu mulle öeldud. Igatahes ma ei viitsi midagi, ma tahan lihtsalt nagu lepotada. Aga mis ma pean ütlema? Ilm oli märgatavalt soojem juba. Nii et mul on täiesti usku sellesse, et homme võib 17 kraadi olla. Crazy. I'm so ready for it. So ready. Muidugi see, mis see ilmateade näitab peale neid 2 ilusat päeva, see ei olnud üldse enam nii ilus. Homme 17, laupäev 17, pühapäev 14, okei. Ja siis tuleb mingi vihm ja 11 kraadi, 8 kraadi. Aga no okei. Whatever, naudime seda, mis on. Täiesti haige. Mul on pesurestil kuivamas 4 samasugust Tempo sarja pluusi MyProteinist. 3 musta ja 1 sinine. Ma käisin üks päev Pepkos ja ma tegin kõige randomimad ostud üldse, aga ma võtsin neid puidust riidepuid juurde. Alati mul on riidepuid puudu. Siis ma nägin seal lihtsalt seda akvarelli plokki. See on ikka kohe siuke väga tekstuurne paber. No ma ei tea, kas siit küll midagi näha on, vist ei ole. Igatahes see on väga tekstuurne. Kui ma siin võib-olla midagi tahan mingit kaarti teha või äkki niisamagi maalida, siis vähemalt on mul paber olemas. Siis mul on ammu juba tegelikult suht koledaks läinud minu paja, lapp ja paja kinnas. Ja siis ma nägin neid maasudega
siuksed kummi asjadega, need kindad. Nii et ma võtsin need maksid 4 €, 2 tükki, ülinormaalne. Ja siis tegelikult ma võtsin, no okei, ma näitan. Kes mind Instas jälgib, siis ma seal näitasin ka, aga lihtsalt nii siukse märkmiku ostsin kirssidega. Ma proovin nüüd seda journalimist, et kas nüüd just iga päev, aga praegu tihedamini panen oma mõtted, tunded kirja, manifesteerimised kirja, tänulikkuse minutid, et kõik panen praegu siia, see on mega nunnu ja loodetavasti aitab mul kuidagi iseendaga paremini toime tulla. Igatahes ennetavalt, kui keegi uurib, kui kedagi peaks huvitama, kust see bluus on, siis see on New Yorkerist. Kell on nüüd 6, nii et tund aega on aega. Ehk siis ma peakski tegelikult hakkama süüa tegema. Ma ei tea, mis mul praegu nagu, kui ma jõudsin koju, siis mul on nagu siuke jõuetus on pea, tahaks lihtsalt lamada. Aga ei, ma olen saanud ikkagi koristatud. Natuke nipet-näpet tahaks veel lapiga üle käia. Aga suurem töö on selles osas tehtud. Nii et ma peaks hakkama seda suppi tegema. Mul on nagu peas siuke tunne, nagu ma peaks midagi veel tegema. Nagu valmistama. Aga see on vist sellepärast, et ma tahtsin midagi magusat ka nagu teha ise. Aga siis ma sain aru, et ma ei oska teha midagi, mis oleks gluteenivaba, piimavaba, munavaba. Ja siis ma lihtsalt ostsin maasikasorbetti Lidlist. Nii et ma arvan, et mul on lihtsalt nagu sellest mingi vale tunne, et tegelikult mul on ainult see supp vaja teha, see tegelikult ei võta isegi tund aega, aga ma arvan, et ma ikkagi hakkan seda praegu tegema. Kõige tüütum osa sellest on see, et peab neid spargleid koorima. Ma ei tea, kas juhtuks midagi, kui ma ei kooriks. Aga ma olen iga kord koorinud ja see on väga hea tulnud, nii et ma ei julge nagu midagi nüüd seekord teisiti ka teha, kui ma külalistele pakun seda. Nii et jah, tuleb hakata tegema. Üks asi, mis ma siin veel tegin, et ma panin rõdu korda, võtsin need taimed, pani paigast välja, toolid panin korda ja siis mul olid siin niimoodi kastide viisi neid Heavenly jooke ja siis nüüd ma panin nad siia korvi, et mõtlesin, et võib-olla nagu natukene ilusam. Ja noh, siia nurka ma lihtsalt nagu ei vaata, siin on praegu väikene ladu üritusega seotud asjadega, nii et need lähevad siit järgmine nädal ära. Ja siis on mul siin rohkem ruumi ja ilusam, aga ma olen siiski juba praegu selle progressiga rahul, ma panin isegi need tulukesed põlema, ma ei ole neid reaalselt eelmisest hooajast saati põlema pannud kordagi. Ma ei tea, mis ajavööndis ma enne olin, sellepärast, et kui ma ütlesin, et kell on 6, siis tegelikult oli kell just 5 saanud. Siis ma olin nagu tund aega võitnud, ma olin järsku tund aega ees, ehk siis tegelikult kell on praegu alles 17:45. Ma olen siin kööki veel puhastanud ja mul on tund ja 15 aega. Väga mõnus. Ma ei ole ikka veel seda ühte Heavenlyt lahti teinud. Ja ma ei tea, miks. Mul on nagu vahepeal ma alateadlikult tekitan endale mingisuguseid süsteeme peas. Kas siis pissile minemisega või joomisega ja see ei ole ilmselt tervislik. See pidi olema ka ATH sümptom, aga ma ei usu, et mul on ATH. Igatahes, et ma teen selle asja ära ja siis ma võtan selle joogi. Või ma teen selle asja ära ja siis ma lähen pissile. Ja siis see nagu lükkub ja lükkub, siis tegelikult tuleb veel mingi muu asi vahele. Ühesõnaga ma ei ole ikka veel seda Heavenlyt võtnud. Ma nüüd lähen kohe sinna lõdule ja võtan selle. Köök sai puhtaks. Oh, kui tore. Ja ma ei ole teile tegelikult näidanud tänase õhtu staari, kui nii võib öelda. Ma teen sellega story'd ka, nii et ma ilmselt seda esimest kasutust teile siin ei näita, aga ma ostsin eile Lidlist popcorni masina. Kuna mul ei ole mikrolaineahju, ma ei tea, äkki Airfryer'is saab kuidagi ka teha popcorni. Võib-olla siis mul ei olekski seda vaja olnud. Igatahes ma ei ole uurinud ka. Ja ma ei ole popcorni ise teinud aastaid. Sest jah, mul ei ole kodus seda kuidagi võimalik teha. Ja siis ma ostsin siukse popcorni tegija. Siin saab siis 60 grammi korraga teha. Ja siis ma ostsingi Lidlist selle popcorni pakikese. Nii et ma teen täna popcorniga snackiks. Nii, mul on küll eraldi see retsepti video ka üleval, aga lühidalt siis kõigepealt, mida meil vaja on. Puljongit, tegelikult retseptis on vist kanapuljong, aga
Lidlis oli see aedvilja soodukaga, nii et ma võtsin selle. Siis 3 kartulit, 2 pakki svarglit, siis köögikoort, võid kasutada tavalist, mina kasutan täna siis kaera oma, sibulat küüslauku, 1 sibul ja siis ütleme 2-3 küüslaugu küünt ja siis riivitud kõva juustu ja võid ja peakski olema kõik. Ja ma ütlen sulle, et see on ime hea. Ma olen veits pettunud praegu, sest et ma tahtsin filmida storysid sellest Lidli popcorni masinast, aga ma ei mõelnud üldse selle peale, et sinna ei tohi võib-olla, või nagu ühesõnaga, jah, ma ei teadnud. Ja ma ostsin selle popcorni, kus on sees siis nagu 3 pakikest, aga siin paki sees ei ole nagu täiesti puhas popcorn, vaid seal on nagu midagi juures, see on salted on ju, igatahes seal on nagu mingi, ma ei tea, möks või midagi on seal sees ja sinna masinasse tohib panna ainult puhast popcorni, nagu muidu see võib mingi katki minna, ehk siis ma vist ei hakka riskima praegu sellega ja nüüd ma vaatasin, et airfryeris põhimõtteliselt peaks saama teha popcorni, kui ma võtan selle siit asja seest välja, nii et ma siis proovin niimoodi, aga content jääb ikkagi tegemata ja ma pean siis mingi muu päev proovima seda popcorni masinat. Juba võtsin selle välja ja kõik igatahes ja proovime siis airfryeris. Nii, siin suuremas potis on siis see kõva juustuga, nüüd siin väiksemas potis on siis see vegan juustuga variant. Lähevad ka seal üles. Jah, vahepeal lähevadki asjad üles. Aga siin on see airfryeris tehtud popcorn. Jah, tal on nagu piirates siukene väikene kõrbevots. Kuigi nagu selles suhtes ma ei saanud seda vähem ka lasta, sellepärast et seal oli nii palju neid, mis ei olnud poppinud. Juba ma võtsin selle airfryeris vaata, et ei ole ikkagi mõeldud selle jaoks. Et mul jah see popcorni masin nagu oleks tore muidu, aga eks siis teine kord. Ja vaadaks jah. Ja meil pole tehtud pilla. Nüüd me võtame Aleksandriat, et süüa. Okei. Ma tegelikult ei ole ise maitsnud, nii et ega ma ei tea, kuidas üldse praegu on. Kas on piisavalt maitsvaineid ja võib-olla ei ole piisavalt soolane. Ma proovin sinu juhtuga. Kui see tore. Mul on veits seda vegan juhtu maitset juures. Aha. Aga muidu on väga hea. Mulle meeldib kõik siukene. Mina ei ole väga ammu kellelegi meiki teinud, aga siin on minu kunstiteos. Muidugi siin on nii tugevad need varjud ja valgused, et ma ei tea nüüd. Võib-olla see ei näegi siit nagu nii ilus välja kui päris elus. Aga ise ma olen igatahes väga rahul ja Aleksandria õnneks on ka rahul. Nii et töö on hästi tehtud. Nüüd hakkame riideid valima. Jaa. Tere hommikust. Käes on reede vaba päev. Ossa, jesse, jummel.
võtsin just oma Ultrahuman äppi lahti, ma pole nii madalat numbrit mitte kunagi näinud. Reaalselt mitte kunagi. Dynamic Recovery 35. 35 valmisolek päevaks põhimõtteliselt. Aga ma tunnen ennast ülivalmis. Magamiskoor 45. Nojah, ma läksin mingi peale kella 3. No mis kell ma siis läksin? Ma ei tea ise ka, mis kell ma magama läksin. No kell 4 läksin magama ja siis kell 8 võimust tõusin. Aga it's fine. Täiega fun oli eile. Me siis otsustasime siin kokteilitades, et me lähme välja ja siis Aleksandria, kuna ta oli tulnud ilma meigita, siis ma tegin talle meigi. Ja siis tüdrukud valisid veel minu riidekapist endale bluuse ja siis me läksime suhtesse. Ma ei olnudki seal uues asukohas käinud varem, sest nagu see tundub nii kaugel, ma olin nagu mingi, kas keegi üldse seal käib, aga tundub, et käiakse. Et rahvast oli, ma ei tea, ütleme nii, et see suhe nagu seal oli mingi Eesti muusikapidu ja it was not the vibe, aga üldiselt see õhtu oli väga-väga fun. Ja siis ma tulin koju ja teate, isegi mingit Maci mõtet ei olnud ka peas, mis muidu ikka peale nagu väljas käimist võib see mõttekene nagu muidu ikka tulla, aga ei olnud üldse seda mõtet. Ja siis ma tegin endale lihtsalt pelmeene. Tegin endale veits pelmeene, sõin neid, siis ma ei tea, ma olin nagu väga tegus. Siis ma koorisin oma vana fake tanni maha, siis ma panin uue tanni peale. Ja siis ma läksin lõpuks magama. Ja siis ma tõusin iseenesest ilma äratust. Äratus oli tegelikult mul peale kella 9 pandud, aga päike hakkas sisse paistma ja ma mingi nojah siis. Ja siis ma monteerisin oma koostööklipid kokku ja siis panin Instasse üles, nii et nagu mul on juba pool elu on elatud täna. Aga mis siis täna toimub üldse? Täna ma lähen kõigepealt. Anetega me lähme Brooklyn Mimosasse brunchile. Nad kutsusid mind, et neil on mingi uus brunchi menüü. Ja ma olin mingi davai. Ja siis muidu mõtlesin, et ma võtan seal selle jääkohvi, kui saab. Ma arvan, et ikka saab. Aga siis nüüd mul tuli see idee, et nagu see on ju vanalinnas on ju see koht. Ja siis ma saaks ju Bobakojast võtta oma lemmikut vaarika vahuga. Aga siis samas nagu siis ma peaksin nagu hommikusöögi ära sööma ja selle alles siis pärast võtma. See on nagu veits häiriv, et ma tahaks nagu hommikusöögi kõrvale. Nii et eks elame näeme. Ilm tundub lihtsalt nii ilus, nagu ma tahaks oma rõdul veits istuda, aga no ma ei jõua. On vaja valmis panna. No lõpuks on meil nahtagi ilm. Ja see on minu tänane fitikene. So excited, ma ei ole neid lehmapükse veel kandnud. Need on Shane'ist, panen lingi alla. Ja I'm ready to go. Nii, mina võtsin siin sellise Hispaania hommikusöögi. Ja Anette võttis kanapuljongi. Mingi pasteet, ma ei tea, kas selle kanapasteet või mitte. Karamelliseeritud sibul ja siis saiakese peale saab pasteeti panna. Siis muidugi on meil siin mimosad, alkoholivabad ja jääkohvi saime ka. Ja siis Anettel on juba küljes prossikene. Kas on, me nüüd ei vaadanud, kas on, isma mingi niimoodi. Ei vaadanud, kas on siis siire kätt. Ja. Nii hommikul kell 11 juba. Kokteilike rinnas. Juhu! Vanalinn on rahvast täis, turistid on platsis. Ja reaalselt nii ilus ilm on täna. Mõnus soe. Stockmanni kremdele kremmi. Siin on see Pasvalsta Marli uus. Siuke nagu clean girl. Fresh puhtus. Päris hea. Aga ma ei leia siit praegu üles neid, mille pärast ma tulin, need commodity lõhnad. Igatahes ma tahan osta ja siis ma võtsin Anette kaasa, et aitab mul valida.
nii, ma nüüd annan Anetale proovida seda Milk Orchidit. See on sollilõhnaga. Või mulle see väga meeldib, see on sollikreem. Sollikreemi lõhnaga veits. Ja see on siuke, et olen päikest saanud. See on kookos ja ka samas midagi sellist nagu mingi magus. Appi kui hea see on. On see ju. on nii suvekas. See on väga mõnus. Oi, ära. Ma juba ühe leidsin. Ja selle Pairedo. Balda Freak. Midagi. Vaata, anna mulle seda Milk Orchidit. See on väga hea, aga nüüd ma annan sulle teist, mis on ka väga hea. See ei tekita must nii palju tunde, et see sollikreem oli ikka parem. Ma pean ka värskendama oma mälu. See ei ole halb, aga see ei tekita järgus midagi. See peab natuke seisma, sellepärast, et see praegu ei ole päris see, mis nagu tekitas minust seda elevust. Aga ma proovin seda Juice Plussi ka veel, sest et see peaks olema nagu tugevam. Ma ausalt öeldes nüüd ei tea selle lõhna koha pealt. See ei ole nagu päris see võib-olla, mis ma arvasin. Või nagu veits liiga magus. See ei tekita päris seda tunnet, et ma nüüd tahaks selle 155 € maksta. Ja see on kurb, sest ma tahtsin osta. Ma tahan osta praegu midagi. Nii nunnu. Tahaks täiega seda enda kotikese külge panna. Väga nunnu. Anetel läheb plätud ostuks. Sellised väga ilusad Coachi plätud. Sellised toredad prillikesed. Ma täitsa meeldib, nagu et peaaegu nagu mingit tooni põhimõtteliselt ei olegi. No nii, ma olen juba mõnda aega kodus olnud, ma proovisin uinakut teha, aga nagu ma ei tea, kas see kofeiin mu kehas, sest ma ei mene kohvi või igatahes ma ei saanud magada. Nii et siis ma lihtsalt veits vedelesin ja nüüd ma tegin soojaks piisikese supitripsu, mis mulle eilsest järgi jäi. Kahjuks ei tulnud nagu päris nii hea, kui see on varasemalt olnud. Ma arvan, et ikkagi võib-olla see kanapuljong on see, mis teeb erinevuse ja ma ei teagi, võib-olla ma oleks pidanud ikkagi kartulit rohkem panema, sest ma panin seekord vist vähem, kui ma muidu olen pannud. Igatahes see on nagu päris see. Aga nad tüdrukutele maitses vähemalt ikkagi. Ja siis ma panin veel siia peale neid pähkleid. Reaalselt ma olen pähklitega nii halb, nagu ma ei tea, enamus oma elust polegi pähkleid söönud, alles nüüd nagu rohkem. India pähklid on need. Ma olen alati nagu mingi, mis pähkel see on. Ehk siis jah, mis ma tegin ühe juustusaia. Ja siis jah, ma söön ja tegelikult 1,5 tunni pärast on juba õhtusöök, aga nagu ma mõtlesin, ma pean natuke vist midagi ennem ikkagi sööma. Ja täna on täiesti crazy päev selles suhtes, et see ei ole nagu normaalsus. No te teate nagu nii nagu tavaelu on, aga lihtsalt nagu meid kutsuti Solarise Da Vinci Resto terrassile, et neil on nüüd siis uus kokteilimenüü ja siis nad kutsusid mind seda proovima, et ja nüüd, kuna just tänasest ongi ilusad ilmad, et siis saame sinna terrassile minna nautima, nii et ma võtan Anette sinna endaga kaasa ja me läheme siis sinna õhtustama. Ehk siis lihtsalt nagu ühte päeva sattus kuidagi 2 sellist toidukoha külastust. Ja siis ma ei tea jah, võib-olla lähme kuskile välja. Ma võiks minna küll, ainult ma pean mõtlema veel, mis ma selga panen. Ma siis natukene värskendaks meikis, ma tahan lokid teha ja hala panna pähe. Aga muus osas üldiselt nagu meik on valmis. No nii, ma olen ennast valmis pannud. Meik on veel selline. Panin oma täpilise bluusi ja ma ei tea, kas ma saan siit näidata, mis mul jalas on. Mitte väga. Satiin mustad püksid ja siis ma mõtlesin, kas ma panen kingad või tossud, aga mõtlesin, äkki ikkagi kingadega hakkab jahe, kui me kuskil terrassil istume. Nii et ma panin tossud ja siis ma võtan siia oma kannikotikese. Ja panin praegu seda Armani lõhna. Power of You. Ja väga hea, et ma ikkagi ei ostnud endale seda Milk Orchid lõhna, sest et see hakkas mulle ikkagi nagu närvidele käima. Ma lasin endale naha peale seda ja siis ma kodus ka tundsin seda. Ta tundub, et hea püsivusega, sest ma nagu tõesti tundsin seda väga hästi. Ja see on nagu hea lõhn, aga minu enda peal see jääb natuke liiga magus minu maitse jaoks.
11 ja ma olen kodus. Ja issand jumal, kui tore oli istuda seal päikse käes terrassil. Ma tundsin lihtsalt, kuidas elu voolab minu sisse. Või nagu mingi, oh my god, suvi on päriselt tulemas. Nagu see ei olegi mingisugune väljamõeldis. See on päriselt tulemas. Ja väga ägedad kokteilid olid seal. Nii et ma täiega soovitan minna sinna Da Vinci Solarise katuse terrassile, kui vähegi on ilus ilm. Nautida neid kokteile. Mis kõige eredamalt vist meelde jäi, oli ikkagi see nende sorbeti kokteil. Mango sorbett ja siis leedriõie liköör. Igatahes see oli selline väga suvine ja mõnus. Ja limoncello sprits oli väga hea. Et me Anetega mõlemad nõustusime, et me kohe kindlasti jõuame sinna veel suve jooksul. Et väga mõnus koht, väga nagu selline ilus, silmale ilus ja need vaated sealt, päike, lihtsalt nagu ideaalne oli see õhtu. Et tänane ilm oli nagu mõeldud selle jaoks, et istuda kuskil terrassil ja lihtsalt nagu nautida elu ja olemist. Nii et see oli väga-väga mõnus. Ja ega nüüd mul olekski mõistlik magama minna, et homne, või ma ei tea, tänane uneskoor saaks olla parem. Et mul ei ole mitte ühtegi, ühe plaani ma nüüd homseks tegin venna ja tema tüdruksõbraga, aga muidu mul ei olnud mitte ühtegi plaani homseks. Ja nüüd see plaan on ka alles õhtul, nii et ma ei pea äratust panema ja ma saan lihtsalt puhata ja olla. Kui mõnus. Tere hommikust, käes on laupäev ja täna on reaalselt esimene päev, kus ma oma aknast välja vaadates näen väikseid rohelisi lehekesi või on need pungad. Igatahes rohelus. Reaalselt seda ei olnud eile. Ehk siis see soe ilm eile tegi oma töö. I'm so excited. Ma olen ikka oma keedumuna eras, nii et tegin endale hommikusöögiks keedumuna saiad, kuigi tegelikult käes on lõuna, aga ma magasin mingi 10-ni ja siis ma vedelesin, võtsin väga rahulikult, sest et ikkagi puhkepäevad, pikk nädalavahetus, ma naudin. Ja siis ma peaksingi minema jalutama pakile järgi, võib-olla poest paar asja vaja ja siis vaatab, mis see päev endaga toob. Aga õhtul siis, ma vist juba eile mainisin, on bowlingusse minek. Nii, ma olen ennast nüüd korda teinud ja minu arust mul tuli nii tore mõte, ma panin siia tanktopi külge selle sama brossi, mille ma Anetele ka kinkisin, sest et ma olen täiega palju näinud neid tanktoppe, kus on kas mingi kiri või mingisugune väike tikand siin keskel ja siis nüüd ma tekitasin selle ise. Ja siis ma mõtlesin, kas ma võtan oma selle koti, aga ma kannan seda ikka to the max praegu ja ma arvan, et ta on tore väike värvilisa siia. Oppa! Esimene mäng mul ei läinud, aga siin ma nüüd olen. Tere hommikust, käes on pühapäev. Eile peale bowlingut me läksime tegelikult Daniel ja Meribeliga veel koju Unot mängima ja Doblet mängisime ja ühesõnaga väga, väga vahva oli. Ja siis läksime Anetega jälle välja. Ja ma ei vlogin seda, sest ma mõtlesin, et ma ei ütle teile sellepärast nagu, mis siin toimub. 3 päeva järjest lihtsalt nagu käia. Ühesõnaga, crazy weekend. Väga tore oli eile, nagu ärklis oli lihtsalt nagu nii hea muusika ja rahvas pani hullu.
ma ei ole Ärklis ennem nii palju inimesi tantsimas näinud. Nagu seal ikkagi pigem käiakse ju kokteile nautima, siis lähed edasi kuskile. Full tantsulka käis. Ja siis me läksime stuudiosse. Stuudios minu arust ma ei ole ammu käinud. Jah, ma arvan ikka nagu mitu aastat. Ja seal oli ka väga hea muusika. Igatahes, siis me võtsime takso niimoodi, et nagu päike hakkas tõusma. Okei, aga nüüd, saate aru, lihtsalt parim elu nagu. Parim elu. Tellisin Da Vincist jääkohvi. Nad on siia mingid magustajad pand. Ma ei teadnud, kas siin on midagi sees või ole. Igatahes super hea. Siis, mida ma armastan, kui see Da Vincist ma ei tea, kas kõikide tellimustega või pastaga. Igatahes tuleb ka ciabatta kaasa. Ja siis nende see ülihea ürgivõi, lavit. Siis juustukene on ju, parmesan. See on mu hommikusöök, aga nagu nii lõuna on käes. Nii et ma lihtsalt tundsin teada, ma ei viitsi üldse süüa teha. Mul on praegu üldse nagu mott maas toidu tegemise osas, ma ütlen ausalt. Et ma lihtsalt söön, et söönuks saada. Aga minus ei ole nagu suurt tuhinat, et nagu mingeid ägedaid asju kokata. Aga küll see uuesti tagasi tuleb. Igatahes ma tellisin oma lemmiku pastakese. Siin on siis päiksekoetatud tomatid, kana, pesto ja lavit. Kas see on alati olnud nagu spagettide näol või? Ma ei tea. Minu arust ei olnud, aga okei. Whatever. Nii et selline on minu hommikusöök ja mis veel? Too Hot Takes podcast, lilled laual. Ma igaks juhuks juba võtsin selle suhkrusiirupi, et äkki läheb vaja. Igatahes siit paremaks ei saa praegu. Anette käis täna läbi. Ma andsin talle eelmised 2 raamatut sellest Legacy of Gods seeriast tagasi ja ta tõi mulle järgmised 2 ehk siis God of Wrath ja God of Ruin. Ja ma olen praegu juba 112 lehte läbi lugenud siit. Nii et see on minu tänane tegevus. Puhkan, loen. Ma mõtlesin korra küll, et ma lähen äkki isale külla, aga ma vist ei viitsi. Ma vist lihtsalt istun kodus. Ma istun ikka siin sama koha peal. Ma luban teile, et ma olen tegelikult vahepeal natukene liikunud ka, aga üldiselt jah. Ma olen enamus päeva diivanil veetnud. Mul käis vahepeal issi külas, siis me istusime rõdul, jutustasime ja nüüd ma tundsin, et mul on kõht uuesti tühjaks läinud. Nii et ma tegin endale värskest kapsast salati kreekajogurtiga. Lihtsalt värske kapsas, kreekajogurt ja sool, mitte midagi rohkem ei pannudki. Siis ma ostsin eile pasteeti, nii et ma tegin pasteedi saiad ja mu lemmikkombo on pasteet, koudejust ja siis tomat sinna peale. Ja siis mul oli veel külmikus neid Marvi rannakarpe. Neid ma ei ole varem söönud ega proovinud. Siis ma mõtlesin, et ma äkki siia kõrvale söön neid ka. Nii et proovin ära. Ja vaatan mingit YouTube'i videot ja siis ma lihtsalt pean edasi lugema, sest et mul on praegu kuidagi, ma olen nii hoos selle lugemisega ja nii põnev on. Ja mul on ma olen praegu lugenud mingi 150 lehte. Aga mul on tunne, et mulle meeldib juba see raamat rohkem kui see eelmine. See God of Pain. Võt.